teie eest seista, sest ma saan teile kõigile öelda suur tänu selle töö eest, mis te kriisi ajal tegite. Ja see oli tõesti tõsine töö, ennast salv töö. Ja ma olen väga uhke selle üle, et meie inimesed demonstreerisid ennast niivõrd efektiivsetena, niivõrd professionaalsetena, niivõrd abivalmitena. Ma usun, et kogu Eesti ühiskonnas leidis märkamist see intensiivsus, see professionaalsus, millega me lülitusime selle kriisi lahendamisse. See jutt, mis võib-olla, või see kujutel võib-olla, mis kunagi oli, et kaitsesüsteem on kuidagi niisugune suletud süsteem, mis tegeleb ainult sõjaga. Et ma usun, me näitasime selle kriisi ajal, et me oleme valmis tegelikult aitama kaasa igasuguste kriiside puhul, mis võivad Eestit tabada nii palju, nii hästi, nii suurte ressurssidega, kui see vähegi meie käsutuses on. Üle 1000 Kaitseliidu vabatahtliku osales piirivalve abistamises ja avaliku korra tagamises üle Eesti. Politsei- ja piirivalveameti tegevust toetati igas maakonnas, sealhulgas koroonaviiruse puhangu tõttu kõige enam kannatanud Saaremaal. Kaitseliitlased olid abiks Tallinna sadamas, Eesti-Läti piiril ja ka Euroopa Liidu välispiiril Narvas ja Kagu-Eestis. Naiskodukaitsjad tegutsesid testimispunktides, haiglate vastuvõtupunktides, suunates ja juhendades inimesi. Ja naiskodukaitse oli asendamatu ka kriisiabi infotelefoni töös. Te tõestasite veenvalt, et vabatahtlikest koosnev naiskodukaitse ja Kaitseliit seisavad oma ülesannete kõrgusel ning et me tuleme riigi ja rahva toetamisega suurepäraselt toime. Ma tahaks Kaitseväe kiituseks ka rõhutada seda ja tänada Kaitseväe juhatajat selle minu arvates väga hästi läbimõeldud strateegia väljakujundamise eest, et nakatunute arv väeosades oli väike ja loomulikult ei kannatanud ka mingil viisil meie iseseisev kaitsevõime ja koostöövõime liitlastega. Lubage lõpetada sellise positiivse noodiga, et teie kõik koos kolleegidega olete aidanud päästa inimelusid, nakatunute terveks saada, nakkuse levikut piirata. Ega inimelu väärtus ei ole mõõdetav rahas või muudes materiaalsetes hüvedes. Tervis on iga inimese kõige kallim vara ja pole kahtlust, et meie riik ja rahvas usaldab teid ja kindlasti loodab teie kõige abile ka tulevikus. Veel kord aitäh!